Tere! Mina olen Tiina Aidnik ja räägin, kuidas ettevõtlust õppe koolis pildile tuua. Kuidas suuri asju hakkab juhtuma, kui ühel päeval tuleb kokku ettevõtlusõpetajate õpiring ja hakatakse unistama. Millest sai asi alguse? Edu ja tegu koolitusprogrammist ettevõtlusõpetajate meistriklass, kus ühe koolituspäeva teemaks oli ettevõtlusõppe korraldamine koolis. Mäletan, koolitajad rääkisid palju huvitavat, kuidas see koolis käia võiks, aga kõige rohkem meeldis mulle see, mida rääkisid kolleegid. Mind eriti inspireeris oma lauanaabri jutt, kus ta kirjeldas oma koolis toimuvat, kuidas neil käivad koos erinevate ainete õpetajad ühises õpiringis. Kõik need, keda huvitab ettevõtlusõppe ja selle kajastamine oma ainetundides. Peale koolituspäevade lõppu kooli minnes sammusin ma otsustavalt meie kooli õppekoordinaatori juurde. Marian, tervitan sind ja ütlesin ehk teatasin talle, et minu soov on kokku kutsuda ettevõtlusõpetajate õpiring. Üle kooli kõik õpetajad, kes ettevõtlusega suuremal või vähemal määral kokku puutuvad. Meil oli küll koolis olemas tugiainete sektsioon, aga seal pean ausalt ütlema, et ettevõtlusõppe fookus kippus pigem tagasihoidlikuks jääma. Üllataval kombel me selle loaga saime esialgu katsetamiseks. Juba esimesel kohtumisel kolleegidega oli meil selge, meil on, mida üksteisega arutada, jagada ja mis kõige olulisem, hulgaliselt mõtteid ja ettepanekuid, mis igaühe peas pikka aega kummitamas. Meie peamine mure oli see, et õppetöö läbiviimine toimub meetodil, kus nädalas korra või paar, 2 või 3 või 4 tundi püüame igal kohtumisel õpilastega midagi koos teha. Pisut teooriat arendada, seda praktiliselt läbi katsetada. Igal järgmisel nädalal, kui kohtume, läheb teatud aeg eelmisel korral tehtu meenutamiseks, ülevaatamiseks ja nõndanimetatud uuesti järjele saamisele. Ikka juhtub, et mõni õpilane eelmises tunnis ei olnud, nüüd ei ole seda õpilast, kes oli eelmisel korral, ja meeskondades töötades segadust kui palju. Mis andis meile võimaluse unistuse elluviimiseks? Taotlusvoor, koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel. Otsustasime osaleda. Projekti pealkirjaks sai ettevõtlusõppe ümberkujundamine Tartu Kutsehariduskeskuses. Saime ka raha. Ja nüüd oli mure, kuidas seda kõike ellu viima hakata, mis projekti kirja sai. Oli vaja hankida teadmisi ja saada kogemusi. Kus sa neid ikka mujalt saad, kui lähed parimate juurde. Kogusime teatud grupiga kokku ja sõitsime külla Kuressaare ametikooli. Kuhu siis veel? Kui minna külla kooli, kelle eesmärk on ettevõtlus ja ettevõtlikkus oleksid loomulik osa õppetööst ja integreeritud kooli igapäevaellu. Kuressaare ametikool oli ka esimene Eesti ametikool, kes oli saanud ja võitnud Euroopa ettevõtliku kooli auhinna. Meie delegatsioonis olid ettevõtlusõpetajad,
osakonnajuhatajad, kooli juhtkond. Kohtusime omavahel õpetajalt õpetajaga, kolleegilt kolleegile, vahetasime kogemusi. Tagasi tulles ja arutades kujunes kõige inspireerivamaks töö varjutamine ainetunnis, kus me reaalselt nägime, kuidas sealsed kolleegid metoodiliste materjalide ja kogemusi vahetades meiega ka õppetööd läbi viivad. Kohtusime õpilasfirmade programmi õpilastega, nägime, kuidas nad esitlevad oma töid, seda, kuidas põhjendavad, kuhu jõudnud, mida teinud, kus protsessis parasjagu on. Ja siis asusime tegevuste kallale. Kõike oli ju vaja teha suurelt ja palju. Ülekooliline ettevõtluspäev oli stardipauguks. Selle pealkirjastasime disain mõtlemine, oskus ja julgus teha ettenägematuid asju. Meil oli käimas ka loovusaasta. Marko Karu oli siis see, kes meile disain mõtlemise, loomingulise probleemi lahendamise oskusi õpetas. Olid ka suured kooli konverentsisaalis kuni 300 osalejaga paneeldiskussioonid ettevõtlusõppe tuleviku oskuste toetajana. Meil oli vaja võimalikult paljudele kolleegidele kõigile näidata ja anda teada, mida see ettevõtlusõpe tähendab. Meil olid külas partnerkoolide ettevõtlusõpetajad Luua majanduskoolist, Tallinna metsanduskoolist, Tallinna majanduskoolist, Tallinna Tehnikagümnaasiumist ja Tartu Ülikoolist. Teine paneel, väga populaarne ka õpilaste seas, praktika kohas tuleviku oskustega meistriks. Tööandjate esindajatest meie parimad praktikabaasid Salvest, Tarmetek OÜ, A. Le Coq. Erinevad töötoad, ülipopulaarne investeerimine ja rahatarkus. LHV Pank on alati meil sellest osas toetanud. Loomulikult starter-tiim edu ja tegu programmist. Sellised töötoad nagu meeskonnatöö ABC, toote ja teenuse disaini ABC, liftikõne ABC. Aitäh teile, Piret, Maret, Taavi ja Marti. Kuidas edasi? Selge on see, et tagasiteed ei ole. Sellel õppeaastal juba on olnud suur ettevõtluspäev, jälle üle 500 osaleja. Ja nüüd juba sellised tõelised hitid, mitte investeerimise töötuba väiksele seltskonnale klassiruumis, vaid 2 korda ja üle 100 osaleja. Meie kooli huvijuht Liilia Leiman on eriti populaarseks muutunud õpilasprojektide töötoadega. Selle nimetus on ÕPO, koolielu huvitavaks muutmiseks. Külas käisid meil Ragne Maaser rohelise tuleviku kooli tootearenduse töötoas. Ragne on jätkusuutliku panganduse teerajaja Eestis ja rääkis ka palju ettevõtte ja sotsiaalse jätkusuutlikkuse teemadel. Avastasime maailma. Meil olid uuendusena ja täiesti kolleegide poolt algatatud mõttena uued rubriigid, kus erinevate osakondade õpetajad viisid läbi ainetunde, isegi omal erialal, näiteks teenuse disain, aga need olid avatud, kes soovis, võis osaleda. Meie tõsised ja eriti äge meistriklassi tandem, eesti keele õpetajad Kätlin Kask ja Aile Laats, liftikõne, töötuba. No te peaksite seda nägema. Rääkisid ka meie õpetajad karjäärivõimalustest töökohal
kes ise parasjagu nii õpetaja kui ka tööeluga kursis on ja parasjagu töötavad ka mujal väga huvitaval teemal karjäärivõimalused töökohal. Aga üheks üllatuste rohkemaks töötubade sarjaks oli õpetajad, õpilased, vilistlased, ettevõtjad meie koolis ehk minu lugu. Näiteks IKT osakonna kutseõpetaja Timo Puistaja rääkis teemal minu väljakutsed ettevõtjana, kohanemisraskustest muutuvas ettevõtluskeskkonnas, võitudest, mida nutika tegutsemise korral on võimalik kogeda. Kuulsime ka pereettevõtte lugusid, Vanamõisa toitlustuse lugu, Piirissaare majutuse lugu. Plaatia eriala õpilane rääkis mitmetahulisest ettevõtlusest. Ehituse valdkonnas on väga palju oskusi vaja, et olla edukas. Liina Virumäe vilistlasena rääkis, kuidas Tisleri õpingud laiendasid tema ettevõtte tegevusi. Liina on õppinud ka CNC puidutöötlemispingi operaatori erialal. Kosmeetika eriala õpilane rääkis ilusalongi loomisest, kergerõivaste rätsepa eriala õpilane õmblussalongi loomisest. Ehk kuidas siis ettevõtlusõppe pildile tuua? Ma olen jätnud rääkimata meie ülekoolilistest hakatonidest, eks siin ongi harjumatu olukord ja mitme asja vahel jagada. Esimene hakaton 2-päevane. Kuidas leida äge idee ja sellega kõrgelt lennata. Sellest hakatonist said sedavõrd inspiratsiooni meie õpetajad, et meil olid õpetajameeskonnad ka. Samamoodi 2 päeva hareldasime ideid ja tulime ja pitchisime pärast. 1-päevased hakatonid, see on nüüd siis kõik eelmise aasta lugu. Junior Achievementi peab siin kõvasti tänama, 9 tunni ettevõtte. Õppekäigud ettevõtetesse. Otsustasime ka ettevõtlusküla koolitusmängud üle vaadata ja ikka eesmärgiga, et igal pool võimalikult palju meie kooli õpetajaid osaleks. Ei saa ära märkimata jätta ka Luua metsanduskooliga koostööd. Tema kutsus meid nii 9 kui 24-tunnisele laagrisse koos oma õpilastega. Ja see on väga äge, kuidas need õpilased, kes nendes üritustel osalesid, siiamaani väga suure kummardusega tervitavad, kui koolis vastu tulevad. Ehk siis kuidas edasi, siin natuke ka tööriistu, mida kasutasime. Kuidas ettevõtlus koolis pildile tuua? Kaasa võimalikult palju osapooli, õpetajaid, õpilasi ja koolijuhtkond. Ilma kooli juhtkonnata, toetuseta ei toimu suuri asju organisatsioonis. Aga selleks, et koolijuht sind toetaks, on vaja tekitada usaldus. Kuidas tekitada usaldus? Minu enda puhul näiteks, kui ma näen ja tajun, et vastaspool on professionaalne, antud valdkonda tunneb, on siiras, teotahteline. Näita ja lase kogeda kolleegidel rolli ettevõtlusõppeprotsessis. Erinevate ainete ja erialatundides saab otsida ja leida lahendusi tekkinud probleemidele. Saab õpetada, kogeda uudishimu tundma. Täna me kõik peame oluliseks algatusvõime arendamist, aga uudishimulikkus, see paneb nii mõnegi kulmu kortsutama. Kui ma näitasin seda slaidi meie hakatonidest, siis esimesel hakatonil suurelt oli seina peal pilt Albert Einsteini sõnadega: mul ei ole erilisi andeid, olen ainult kirglikult uudishimulik.
Ja lõpetuseks, kuigi aeg on ammu täis, tahaks ma ikkagi tänada kõiki koostööpartnereid, kes meil sellele pöörasele teekonnale eelmisel aastal õla alla panid ja meid aitasid. Aitasid meil ettevõtlusõppe ümberkujundamisel täna veel Tartu Kutsehariduskeskuses. Isiklikult meie kooli juhtkonda. Siiras tänu. Kõiki meie ettevõtlusõpetajate õpiringi liikmeid. Iga tegevusega, mida teeme, peame olema valmis ka vastutust võtma. Ja meil on see õnnestunud. Kõiki kolleege, kes õla alla pannud ja meid kogukonnana toetanud. Ja mis peamine, head inimesed, elada ilma unistusteta on ohtlik ja võimatu. Unistage ja siis hakkab asju juhtuma. Aitäh! Ma nüüd tahakski unistada, et koolile võiks ju päris ägeda nime ka panna, kuna sa oled suutnud ettevõtlusõppe sinna sisuliselt horisontaalselt läbi kogu kava integreerida. Paneks teile uueks nimeks Tartu ettevõtlus- ja kutsehariduskeskus. Meist saab 1. jaanuaril tõesti uue nimega kool. No, ja nimi on? Tartu rakenduslik kool. Selge. Läheme küsimuste juurde ka. Voko saab olema meie lühend. Voko. Vocational College. Ja, no rakenduslik kolledž. Tartu rakenduslik kolledž. Pealkirja siis see võiks ikka ettevõtlus pista, siis jookseks inimesed sinna tormi. Kuidas praegu tundub kutsehariduskool? Kas ta positsioneerib ennast sellise nii-öelda karjääri kõrvale põikena neile, kes ei saanud gümnaasiumisse sisse? Ei, kindlasti mitte. Täna muidugi, ma õpetan küll paljudel erialadel ka teistes osakondades teatud mooduleid, aga põhiliselt IKT osakonnas. Täna meile tulevad inimesed kus iganes. Ja olles lõpetanud juuraõpingud, olles tehes karjääri Euroopas näitlejana, kust iganes. Et täiskasvanute osakaal tõuseb? Tõuseb meeletult. IKT all mõtled sa infokommunikatsioonitehnoloogiat või mida? Selge. No see on tegelikult ju moodsal ajal põhiline valdkond, millega peaks kõik kokku puutuma, kes on mõnelt muult alalt pärit, et üldse elust aru saada. Aga mis sa näed, kas kutsekool on pigem sihtpunkt või kasvulava ja hüppelaud praegu? Ma arvan, et täna on ta pigem hüppelaud, kus saab kõiki teadmisi või tähendab kõike õppida reaalselt tegema. Olla tänapäeva tööturu ka kursis ja saada seal hästi hakkama. Tullakse väga palju vajaduspõhiselt. Ma ei tea, kellelt on see küsimus, kas õpetajatelt põhikoolist või siis on tahetud seda tähelepanu juhtida sellele, et need lapsed, kes tulevad siis põhikoolist, noored, vabandust, need, kes tulevad põhikoolist, kas on midagi tunda ja midagi südamele panna sellele põhiharidusele sealt, et lastel on midagi puudu karjääri ja ettevõtlusvallas just? Sellel õpetusel? Just. Või nad on ise teadlikud, ennast juhtivad, väärtust loovad või? Ma arvan, et karjääriõpetus, kuna ma õpetan ise ka üldhariduskoolis Miina Härma gümnaasiumis, siis ma näen juba, kuidas meie enda koolis või tähendab Miina Härma gümnaasiumis karjääriõpetus iga aastaga järjest laieneb. Nii ainetundidesse kui eraldi karjääriõppega tegeleb meil sotsiaalpedagoog. Nad on järjest teadlikumad. Ka siis on teadlik, kui nad teavad, et see ei ole lõppsihtpunkt praegu, vaid ma olengi teel ja ma otsin. Kutseharidus ei ole lõpp-punkt, sealt on alati võimalik edasi minna. Minu võib-olla kõige edukam õpilane Frank Karro, kes ettevõtlusvõistlusel ka Euroskillsil käis ja esimesed ettevõtlusvõistlused Eestis lõpetas, tema on ju EBS-is täna õpib. Ja selliseid näiteid on ka mujalt, et kindlasti mitte. Ei ole sellega nagu asi lõppenud. Nii et asi areneb, et põhikoolist tullakse juba ka üsna piltlikult ja meil on IT Akadeemia üks koolidest oleme. Seal õpivad põhikooli baasil tulnud õpilased 4 aastat ja siht on ainult üks kõrgkool. No vot, nii läheb. Tiina Aidnik, aitäh, Tartu Kutsehariduskeskuse ettevõtlusõppe koordinaator. Läheme siis